Tere! Mina olen Eve Reisalu ja ma näitan, kuidas logida sisse oma e-postkasti. Selleks on vaja kasutajanime ja parooli. Alla 13-aastastel lastel pole lubatud luua rahvusvaheliste lastekaitse nõuete kohaselt sotsiaalmeedia, sealhulgas teatud e-postikontosid. Kuid Google Suite for Educationi platvormil selliseid kitsendusi pole ja haldus on meie enda kooli käes. Oma kasutajanime ja parooli oled sa oma õpetaja, haridustehnoloogi või IT-toe käes saanud. Ja logime nüüd postkasti sisse. Selleks kirjutame aadressiribale gmail.com ja vajutame Enter. Kõigepealt tuleb siis sisestada õpetaja, haridustehnoloogi või IT-toe käest saadud e-posti aadress, mis on siis sulle kooli poolt tehtud. Mina olen palunud teha omale ühe mängukonto, et ma saaksin teile näidata, kuidas see esmakordne sisselogimine käib. Mängult on minu nimi praegu Ain Merimäe ja @märgi järel tuleb siis meie koolile omane aadressi lõpp. Kui aadress on sisestatud, vajutan järgmine ja tuleb parool, mille sa oled samuti siis koolis saanud. Ja järgmine. Kõigepealt avaneb siis tervitusvaade, kus siis tuleks läbi lugeda Google'i teenuse tingimused ja privaatsuse eeskirjad. Minul on need eelnevalt läbi loetud ja ma nõustun nendega. Nii, enne kui ma saan oma postkastis toimetama hakata, on jällegi tervitustekst. Vajutan järgmine. Ja nüüd on väike aken siis seadistamaks oma e-posti e-kirjade vaadet. Ees on siis väike seade, aga on võimalik valida ka mugav või siis kompaktne vaade. Mugav vaade ja kompaktne vaade. Mina jätan praegu selliseks, nagu ta on meile vaikimisi antud. Seda vaadet saab hiljem muuta siis oma postkasti seadete alt. Vajutan OK. Keskel on nüüd kirjad. Kirjad, mis on tumedast trükis, need on mul veel läbi lugemata. Klõpsan ühele kirjale, tutvun selle kirja sisuga ja kui ma olen selle läbi lugenud või läbi töötanud ja tahan minna tagasi siis oma kirjade juurde, vajutan kas siia noole peale, tagasi jaotisesse postkast või siis sellel kirjal postkast. Ja nüüd on näha, et see kiri, mille ma läbi lugesin, on heledamas kirjas ja see, mis veel on läbi lugemata, on tumedas kirjas. Väga oluline on, et kui sa oled töö oma postkastiga lõpetanud, siis tuleb siit välja logida. Alati tuleb välja logida. Selleks on üleval paremas nurgas sinu Google'i konto märk. Klõpsates selle peal siin all on siis sõna logi välja. Kui ei logi välja ja järgmine inimene tuleb samasse arvutisse tööd tegema ja läheb ka Gmaili postkasti, siis juhtub nii, et kui ta tahaks sisse logida, siis automaatselt avaneb sinu postkast talle. Gmail ei logi ise ennast välja. Nii et siit on vaja alati ise välja logida. Vajutan logi välja. Turvalist kirjade postitamist.